Tere, otsivad hinged! Rõõm näha teid aegruumis ja tervitada ka siis virtuaalses maailmas. 3 aastat tagasi saatis sõber mulle äsja nähtud video ja ma sain TED-i konverentsidest teada. Sealt tekkis mul unistus, et kui TED konverentsid jõuavad Eestisse, siis võtan seal hariduse teemal sõna. Ma olen õnnelik inimene, praktiliselt kõik minu unistused täituvad. Tulin täna sulle rääkima oma järgmisest unistusest. Nimelt sellest, et koostöö ja koosvõitmine muutuvad Eestis ühiskondlikuks normiks ja sisuliseks väärtuseks. Ma ei ole lillelaps ega kuulu ühtegi usulahku ja põrutada ka pole saanud. Ma olen ärimees, koolitaja, 3 lapse isa ja mulle lihtsalt tundub, et meie elus võiks olla palju rohkem hoolimist, usaldust, sallivust. Täna on meie ümber liiga vähe koostööd ja liiga palju konkurentsi. Konkurentsivõimest räägitakse nagu mingist lunastajast. Koostööst räägitakse ka peamiselt kellegile koos ärategemise kontekstis. Nagu aru saad, räägib siin praktik isiklikust kogemusest. Õnneks inimesed muutuvad, kasvavad ja mina ka. Minu igapäevatöö on inimeste ja organisatsioonide aitamine arengukeskkonna loomisel. Üsna mitu välisettevõtte juhti on mulle taevani kiitnud meie spetsialistide teadmisi ja põrgu põhja vandunud nende spetsialistide oskamatust koostööd teha. Et tegu pole juhusega, kinnitab üks autoriteetsemaid sotsiokultuurilisi uuringuid, The World Values Survey, mida juhib professor Ronald Inglehart. See uuring on läbi viidud 80 maailma riigis 81. aastast ja valim on 17,5 miljonit inimest. Mida see uuring meist räägib? Eestis peetakse oluliseks individualistlikke püüdlusi, mitte sotsiaalset konformsust. Rõhutatakse materiaalseid väärtusi, hariduskultuur on madal, kihistumine kõrge. Eestlased ei usalda eriti üksteist, perekonnal ei ole keskset kohta. Eestis valitseb sooline ebavõrdsus ja valdav on vähene emotsionaalne kontakt. Eestlased on üsna ebatolerantsed teiste gruppide suhtes. Daamid ja härrad, see ei ole lätlastele aimukampaania ega ka mitte Uugametsakolla arvamus. Need on aastate jooksul kogutud teaduslikud faktid. Ilmselgelt on meil koostööga asjad päris pahasti. Miks ja kuidas me säärasesse olukorda oleme jõudnud, põhjuseid on kindlasti väga palju. Aga mina tahan juhtida tähelepanu ühele, mis on programmeeritud meie haridussüsteemi. Meenuta oma koolipõlve ja anna palun käega märku, kui sa usud või tead, et said koolis rohkem kui 1% hinnetest selle eest, kui hästi sa koostööd tegid. Mahakirjutamise eest saadud 2 ei lähe arvesse. See tähendab, sobib. Pallimängule ja koorilaulule lisaks pidi sul olema üks geniaalne õpetaja, kes pidas väärtuseks koostööalaseid oskusi ja kogemusi. Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea. No õnnitlen neid, kes kätt tõstsid. 6 viimase aasta jooksul olen esinenud ja koolitanud enam kui 200 üldhariduskoolis, suhelnud gümnasistide, õpetajate ja lapsevanematega. Peale mõne üksiku erandi hinnatakse Eesti koolis ka endiselt individuaalselt ponnistust. Me hindame seda, mida väärtustame. Järelikult koostöö ei ole Eesti haridussüsteemis ja meie ühiskonnas tervikuna väärtus. Kahjuks on seegi fakt. Me räägime koostöö koolist, aga koostöö kujunemiseks me seni eelduseid loonud ei ole.
Tänased hindamise põhimõtted hoopis põlistavad konkurentsi. Tuntud Inglise matemaatik ja filosoof Bertrand Russell soovis ühiskonda, kus kõik ei ole ära määratud, mis jätab inimesele piisavalt liikumise ruumi, kus vigu teinud saavad uue võimaluse. Ühiskonda, kus põhiväärtus on vabadus, aga mitte oskus saavutada üha suuremat materiaalset heaolu. Russell ütles, et koostöö otstarve on suhete selline edasiviimine, et igaüks elus saaks eraldi nii palju head, kui see üldse võimalik on. Ja see nõuab, et me kõigepealt mõtleksime järele, mida me peame heaks iseenda jaoks. Murelikud emad otsivad täna lastele sõime, mis garanteeriks varakult konkurentsieelise riigieksamitele suunatud võidujooksus. Paraku sellel võidujooksul võitjaid ei ole. See ei tee mitte kedagi püsivalt õnnelikuks. Ameerika Psühholoogide Liidu juht Martin Seligman väidab, et kõrgharidus ei tee inimest õnnelikumaks. Õnnelikud on need inimesed, kelle õpitud oskused lähevad kokku nende isikuomadustega. Need on inimesed, kelle jaoks mõiste elukutse koosneb 2 sõnast. Elu ja kutse. Kuhu elu sind kutsub? Ehk mida sinu hing ihkab? Eelmisel nädalal kohtasin ühte endist klienti. Varem oli ta suure kaubandusketi juht. Nüüd on ta 7. klassi õpetaja. Ma olen totaalselt hõivatud, päevad on 2 korda pikemad, õhtul olen rampväsinud, suhtlen 3 korda rohkem ja palka saan 3 korda vähem. Aivar, ma pole kunagi olnud nii õnnelik, ütles ta mulle. Ma kutsun sind üles pühendama oma elu oma kutsumusele, oma elu kutsele. Kui see ei haaku sellega, mida täna ühiskonnas hinnatakse ja väärtustatakse, siis ära anna alla. Palun leia oma mõttekaaslased, ole eeskujuks ja jää kindlaks oma kutsumusele. See on ainus vägivallatu tee muuta valitsevaid väärtushinnanguid ühiskonnas. See ei ole kiire tee. See võtab 10, 12, 15, aga võib-olla terve su järgneva elu. Hea sõber ja õpetaja Ülo Vooglaid ütles mulle, et ma tõstan luusikaga ookeani ringi. Ju tal on õigus. Aga ma tunnen igast lusikatäiest rõõmu ja ma olen õnnelik. Ma usun, et siin saalis ei ole ühtegi juhuslikku inimest. Pangem oma pead tööle, otsime välja kõik käsitlused ja meetodid, mis aitavad meil koostööd õppida ja õpetada. Mingem koolidesse ja ülikoolidesse ning rääkigem nii noortele kui vanadele vajadusest konkurents koostöö vastu välja vahetada. Sest mitte konkurents, vaid koostöö on edasiviiv jõud. Võita on võimalik kõik koos. Ma tänan sind kuulamast ja soovin sulle sinu unistuste täitumist. Aitäh!